see on spetsiaal tervitusvideo. Eelika, see on sulle erispetsiaal. Et kutsu rattaga sõitma. Noh, saaks kokku leppida mingi aja. Ja see sobib, on ju. Aga jah, see oli Keila kanti arvad, et kaugel natukene. Siis ma võin siis Tabasalust ka pihta hakata kuskilt või sellest Tallinnast näiteks või Õismäelt või, kus sul meeldib nagu. Teha see näiteks Kakumäe ring või siis hoopis siia üles poole siia Muraste poole. Sealt Väänajõesu kanti sõita hoopis ja sealt saab ka. Sealt on üks huvitav koht. Sealt ei pea nagu sealt pankranniku, Türisalu pankranniku isegi üles sõitma. Noh, see on karvim tõus natukene. Nii, aga sealt majade vahelt, kui keerata sinna vasakut kätt hoopis enne seda tõusu. Seal on ka tõus, aga seal on nagu lühem tõus. See saab kasi jalgsi üles minna. See saab mingisugune ainult 200 meetrit, mitte rohkem. Jah, seal on nagu kruusatee rohkem, aga pole hullu. Põhimõtteliselt jõuab samma kohta, see jõuab sinna. Kui sa vaatad Türisalut, siis ta jõuab sinna Väänajõe, mitte Väänajõe, Keila joa ja siis Türisalu taha sinna jõuab välja. Ehk Vääna kanti jõuab välja. Väänast on mingi 3 kilomeetrit umbes põhja poole. Sinna võiks sõita. Ja sealt kaudu sealt pole midagi. Keilasse seal on köki-möki. Sealt on 4 kilti sinna Väänani või 3 kilti, nagu ma ütlesin. Ja seal on Vääna mõis muidugi, kui sa oled käinud seal, ma arvan, oled küll. Ja siis Keila pargi kaudu siia sõita. Praegu siin on sopane, aga ma arvan, et maikuus on juba see normaalsem. Kas mais tulla või siis täiesti juunis kohe. Siis on soe raudselt juba. Ma arvan, et mai keskel on juba ka soe siin. Praegu on siin 12 kuni 14 kraadi, nii et ma usun, et mai eritis külmem on. Aga praegu on nagu niiske ja siuke siin on enam-vähem natuke niiske, aga seal on täiesti nagu sopane, sõitsen praegu. Panin maastiku käigu, ega tavalise käiguga läbi ei saadki. Kiirust langesid nii madalaks. Mina on Toomas. Tahad teada, kes tervitab loomulikult. Pakun välja, et mingi 35 kilomeetrit on niuke optimaalne ring. Isegi kui aeglaselt sõita, siis pausid sisse teha, siis mingi 5 tunniga lõdvalt seda ära. Kohad ka, ütleme, tsivilisatsiooni kohad. Muraste Selver kas või metsik näljane oled, aga neid kohti on veel. Keila ka loomulikult. Keilast ma räägi üldse. Keilas on siin, see on juba linn. Mõtle, see marsruute saab veel teha, loomulikult. Keset linna sinna, ma ei tea. Võib-olla sulle meeldib, aga pigem siis, kui keset linna, siis on Kakumäe pisike ringe teha. Sealt Tiskri-Oja juures oled raudselt käinud. Seal on nagu tupik tänav küll tee, aga ütleme midagi taolist teed võiks olla, mitte ainult 100% asfalt, siis on ka jama natukene. Minu jaoks vähemalt. Autode vahel ei saa ammu sõita. Tossu sees ikka sõidad. Pigem kruusakas või siis lükka maate, nagu sa ütle vaata kaardi pealt, siis Keila Aesmäe. Niukene maate. Seal, autos ikka liigub siin. Tiivkana üks kaubik läheb, aga ütleme minutis. Tunnis 5 autot, ütleme nii tihe liiklus. Mõtle selle peale. See on spetsiaal tervitusvideo. Ta on 12 aprill. Ja väljas on ka 14 kraadi sooja. Pajuurvad on juba valmis. Ma ei hakka neid siin. Ja too mulle ka ja vaas on tühi ja mingi jumalast ämbri täis kohe vaja tuua. Ei saa ikka võtma siin polma kasvama. See on neid põõsad. Tegelikult siin ääres mingi pool kilomeetrit neid paju põõsaid siin kasvab. See on pole küsimusigi. Niikuinii võetakse. Näed, üks tervitus on ka. Vaata, kas ma võtab väljas. Varmist linn see on ikka. Arva ära. Võttis ei võta. Teema on vale kohta suuni. Võts.
midagi mitte sisse isegi. Aga need on 2 suurt kurga oli praegu. Kusjuures kurepesa, tahad teada, siin Tuulas kaardi pealt vaatad umbes 4,5 kilomeetrit sellest Keilast lõuna poole. Selle maantee äärest keerad sisse, siis siin selle vana katlamaja juures on üks elektriliini post, ta on nagu kahe postiga, tuvipostiga. See on kurepesa, jaa. Et jah, neid kohti on küll ja kes rahvas, ma ütlen sulle vihjaks, et kui sa ise saad sõita kuskil näiteks Pärnu poole on ju, mingi seltskonnaga, ratastega on ju, siis ärge ronigi sinna suurema maantee peale, see on esiteks ohtlik on ju, ta võib olla jah, lai on ju, aga ohtlik, see on niisugused kiirsud, eriti suvel. Pigem siis vaata sealt kaardi pealt laagri tagant läheb Sauele ja Sauelt sealt üle selle Tallinna ringtee, Hatsti. Jah, see on see Aila poole. Valingust vasakul pool on Aila, vaat sealt. Te jõuate sinna, siis sealt ilusti. Ja siis, kui siit edasi siis jõuate Ääsmäe juurde, siis kõrvalt läheb see maantee, Pärnu maantee kõrvalt läheb edasi muusikasse. Praktiliselt jõuate Kernusse välja. Tallinnas mingi 40 kilomeetrit vabalt või sõita niisugust teed, mis see nagu on küll asfalttee, jah, see on isegi 60 kilomeetri piirang. Aga seal on ka väga õreli liiklus, umbes sama või 5 autot võib-olla tunni jooksul, võib-olla 6 mõnikord. No. Et ei tasu riskida nagu, eriti veel see seltskonnaga, kes eriti ei matka ka nagu väga harva sõidab ainult põhimõtteliselt seda linnas ainult. Et maantee sõitu on vähe teinud. Et soovitan siis nii minna. Me võime loomulikult minna. See on nii pikka sõitu teha 80 kilomeetrit päevas, no seda on ju teine asi. Praegu see tervitus lõpp. Ole siis rõõmus, rõske ja roosa. Ja järgmine video ka. Hiljem siis vähemalt maikuus siis saan teada, mis seis on. Kuidas ratas elab, kuidas isa elad ja nii edasi tagasi. Kuidas mul läheb ja siis selle videoga on kõik praegu. Aitäh!